Jah, me oleme siis paresed. Vaatame siis, kus nurgas veel ühed tüübid põlve otsas nokitsevad. Mina olen Margus, Mari, Ulla, Merilin. Ma teen väikse sissejuhatuse, siis räägime majast, materjalidest ja programmist. Meil oli, võib-olla see teekond oli korraks oluline läbi teha, et kuidas me jõudsime sellise formaadini, et me oleme siin hiljuti või mõni aeg tagasi kooli lõpetades avastanud, et meil on päris mitu teemat, millega me ei olnud rahul. Näiteks olid elamine, töötamine, õppimine ja ehitamine üleüldiselt. Ja siis me kaevasime endale natuke nagu augu, et me ei saanudki nagu erialaselt praktiseerida, nii nagu et ei osanudki need teha. Ja siis olime sunnitud oma viisi leidma. Ja sel teekonnal, kus me siis käinud oleme proovinud festivali korraldada, me oleme näitusi kureerinud, kujutanud, ehitanud ja proovinud ka ise kunstnik olnud, proovinud peamiselt ruumiinstallatsioone ehitada. Aga mis juhtus nüüd, kus me avastasime ennast tihti, oli mingisugune võsa ja materjali hunnikud ja unustatud hooned ja siis mida aeg edasi läks, siis seda rohkem avastasin, et see juhibki meie praktikat või seda teekonda ja saime aru, et meie skaala on väga kehaline, meil on väga oluline käelised oskused, kõik see, mis me kätega suudame ära tassida või millekski muuks muuta. Et siis leida nii-öelda see oma ruum, kus siis oma arhitektuuri teha. Proovisime seda ühes garaažis, siis me proovisime kutsuda külla teisi inimesi, oma kolleege Eestist ja välismaalt ja saime aru, et residentuur kui selline on nagu võib-olla kõige sobivam viis, kus tegeleda päris füüsilise materjaliga, ruumiga, mis võib ka materjal olla ja siis inimeste mõtetega ja need kokku panna. Ja siis sündiski Vares, meie esimene suurem paik, mis lahendas need samad 4 probleemi mingis mõttes korraga, et elada teistmoodi, töötada teistes kohtades, peamiselt Tallinnast eemal, mis oli üks suur mure. Unistus oli leida mõni unustatud hoone, millest me kohe lähemalt räägime. Ja siis see pikaaegne omaalgatuste jada sai selgemaks ja sündis Vares, mis siis on juba nagu sissejuhatuses öeldud, erialadeülene loomeresidentuur, mille eesmärgiks on pakkuda arhitektidele, sisearhitektidele, muinsuskaitsjatele ning teistele ruumiga seotud loojatele paika, kus saab võtta aega iseenda mõtetele ning turusurvest vabana keskenduda katsetusliku iseloomuga projektidele ja uurimustele. Räägime majast. Meie endi jaoks ongi Vares selline üsna totaalselt töö ja elu piire hägustav ettevõtmine. Et on nagu üks suur suvila, kus me saame siis ellu viia iseenda uitmõtteid ja kõikvõimalikke sündmusi. Ta on ka nagu kool iseenda jaoks, kus me saame natuke suuremas ringis uurida meid huvitavaid teemasid, näiteks talve- ja suvekooli raames. Ja ühtlasi on see ka töö, kus me saame olla väga paljudes erinevates rollides, nagu näiteks kuraatorid, ehitajad, lammutajad, logistikud, koristajad ja kommunikatsioonispetsialistid. Et Valga linn on andnud meile kasutada 1936. aastal ehitatud maja, mis 2 aastat tagasi tühjaks jäi. Sellel majal on 2 korrust, 14 tuba, 15 ahju, 4 konkut,
ja nagu ühel õigel majal on tal ka kelder ja vööning. Tellisoodri taga on püstpalkidest konstruktsioon ja keldri betoonist võlvide all on üks hämar veekogu, kus elavad konnad ja sääsed. Ja nende valgosakeste peale on aja jooksul laotud väga palju erinevaid kihte, mida me siis tundlikult prepareerime, esile toome ja eemaldame. Me oleme korda teinud mõned eluliselt olulised ruumid, nagu näiteks köök ja vannituba, aga suurem osa sellest majast on jäetud taotluslikult tooreks, et ta ruumiloome residentuurina võiks olla lõuendiks ja loomeobjektiks meie residentidele. Ja me näeme, et sellest majast võiks kujuneda selline omamoodi majamuuseum, kus leidub kõik võimalikke kummalisi eksperimente ja sekkumisi, justkui nagu arhitektuurne loomaaed, mis ajapikku vaikselt täieneb. Ja meil on väga suur rõõm tegutseda Valgas. Piirilinn Valga on meie arvates hästi huvitav ja kirju paik, kus eksisteerib kõrvuti väga eriilmelisi linnaruume, aga ka kultuure ja subkultuure. Ja Valga on samuti ka tuntud linnana, kes omavalitsuse tasandil on juba ammu pööranud palju tähelepanu ruumi ja arhitektuuri teemadele, mistõttu on meid ka seal väga hästi vastu võetud. Et me oleme leidnud, et väikelinnas tegutsemisel on palju eeliseid, näiteks lühikesed bürokraatiaahelad, vahetu suhtlus ja samuti peaaegu olematu turusurve kinnisvarale, mistõttu seal saavadki õitseda taolised mittekasumlikud ettevõtmised nagu meie oma. Ja lisaks on Valgas väga palju hüljatud ja peagi lammutamisele minevaid hooneid, mis on meile ideaalne mängumaa, kui me tahame tegeleda materjaliringlusega. See ongi. Mis te olete? Teil on midagi või? On jah. Ja ma teen lühida ülevaate meie programmist. Et sel aastal käib meie majast läbi 46 residenti, kes kõik on jõudnud meieni läbi 2 avaliku kutse. Lisaks oleme me korraldanud ideevõistluseid ja tulemas on arhitektuuriaktivismi teemaline suvekool ning hämaruse teemaline talvekool. Ja kõik meie tegemised baseeruvad sellisel aluspõhimõttel, milleks on siis tundlik ja säästlik lähenemine materjalidele ja meid ümbritsevasse keskkonda, kus me siis üritame selle pinnalt enda huvisid laiendada. Ja, mina siis räägin natuke nendest materjalidest, kui mingid pildid siin taustal klõpsivad. No, ma kohe, kui ma hakkasin residentuuris tunnistama, siis oligi üheks alustalaks võimalik palju materjalide, jääkide ja prügi kasutamine nii maja sisseseadmisel kui ka siis residentuuri projektide realiseerimisel. Kuna Varese fookuseks on käeline tegevus ja käelise vilumuse treenimine, siis milliseid materjale me kasutame on erakordselt oluline. Varese materjalide eesmärgiks on mingil määral just demonstreerida olemasoleva võimalikkust argilises kontekstis ja tutvustadagi, kuidas neid erinevalt kasutada loomingulises keskkonnas. Olemasoleva kasutamine tähendab meie jaoks suuremat pingutust küll, kuna neitsimaterjalide soetamise asemel on meie iga projekt suhteliselt ebastandardne, aga eks ka see olemasolevas ruumis tegutsemine vajab lahendusi väga palju ja peab arvestama ikkagi selle keskkonna kapriisse iseloomuga. Kogu meie tegevus seetõttu on märgatavad ajakuluka, kuid paindlikkus, materjali meisterlikkus ja taskukohasus ja tasane tempo just loobki toredaid sekkumisi, millega Varese maja ja Valga linna täidame. Ja vaikselt ongi siis kosumas ka Vareses materjaliladu.
jääkide ja olemasolevate materjalide kogumine on meil juba otsapidi harjumuseks kujunenud varasemates projektides. Aga eks oleks suur rassimine, tassimine ja massi pidev ümberpaigutamine. Nagu piltidel näha, meie materjalide dokumentatsioon pigem argine, illustreerides pigem jooksvat tegemist, kui niivõrd vanamaterjali esteetilist ülistust või valges ruumis tabulärasele suhtumist. Praegune materjaliladu on korilus, mida harrastame just pigem Lõuna-Eestis, külades ja linnades, kus peamiseks mõõdupuuks ongi inimese keha, palju üksi või kaksi jaksab tõsta ja kui palju mahub käru peale. Tundetame oma enda keha ja koos residentidega, mis on ühe mõtte kaal, mis tõttu ongi sekkumised väikevormilised ja võib-olla materjalinduse puhul ja kasutuse puhul see ongi õige algus. Korraliselt alustasime juba 2023 seal majas, kui enda sisearhitektuuri tudengitega seda kõike kaevandama hakkasime, avastades siis monotoole, raamatuid ja suletud haridusasutuse füüsilist vormi, mis sinna kõik maha oli jäetud. Vaikselt oleme juba laienenud Valga linnapeale ning koos kohaliku omavalitsusega ja ettevõtetega kaevandanud nii suletud lasteaedu kui ka tööstusjääke. Enamus meiega liitunud residente, nende fookuseks ongi just kohapealne materjal ning nad on kohale suunanud ja vaadanud, mis on üldsegi käepärane enda mõtete realiseerimiseks. Välimuselt ja olemuselt ei ole meie kasutatud materjali midagi erilist, vaid olulisem ongi pigem põhimõte, kust need tulevad ja mis neist saab. Materjaliks võib olla 2000 lagunenud kontorimööbli saepuruplaadid või nõukaaegse sisustusega lasteaia voodiraamid. Materjal suunab projekti, mitte vastupidi meil. Kuigi meie isu pole veel täis nende materjalidega, sest meie unistused loodetavasti varsti täituvad, koostöös siis Valga kohaliku omavalitsusega on soojas suurem ambitsioon plaanida siis lammutada remonti mineva maja materjal kohale vedada. Olguks selleks siis praegult muusikakooli katusekivi, noortekeskuse aknad või siis tsirkuliinas oleva palkmaja palgid. Et unistus paberil, et kasutada materjali ringi rattast, siis ka käiku viia seda täitsa. Ja selle aitab lõpuks kaasa kahaneva populatsiooniga vallad, kus on pikad järjekorrad just lammutamist ootavatel majadel. Ja siis need kohalikud kaevandatud materjalid leiavad sealsamas ka kasutust seal piirkondades, vähendades just prügimädel kasvu ja materjali transporti jalajälge. Ülima materiaalse lokaalsuse taassünd, kus kunagisest universaalset materjalist saab hoopis kohalik vara, mis kannab uhkusega varasema eluarme. Ehk on just väikevormiline disain parim väljund hetkel olemasolevate materjalide kasutuseks, olles projektidena paindlikumad ja ehitusstandardite poolt vähem koormatud. Küsimus on pigem, mida võtta ja mida jätta. Neid on lõpuks ainult 4 tükki ja me suudame ainult nii palju tassida ja ruumi on ka meil kurjagu ja ühe laojagu. Et unistuste maailmas korjaks üles iga traadijupi, mis 10 aastaks kindlasti me ära kasutaksime, aga praegu nagu ikka selliste ambitsioonidega on see, et ruum saab ükselt otsa meil. Ja nüüd Mari räägib natuke täpsemalt, mis juba on aset läinud ka seal Vareses ja programmist. Jah, lisaks sellele, et meid on 4, on meil tegelikult see aasta või avaaastal kokku 50 residenti 17 projektiga. Ja ma natuke räägingi nendest projektidest, mis on siis aset leidnud. Alustan ühe kunstnike paariga, neil on palju kogemusi, ka kogukonna kaasamisel ega Valka tulles nad plaanisid kohe leida kohalike seast mingi kogukonna, mingi grupi, kes oleks valmis nendega installatsiooni ehitama ja sellega hiljem üle võtma enda kasutusse. Ja siis Valga gümnaasiumi ja Valga kunstikooli õpilastega, gümnasistidega koos tuli välja, et
gümnasistidel puudub nende vanustele sobiv linnaruum, sihuke vaba ruum, kus hängida. Nad on väga huvitatud filmide vaatamisest, aga selline range Valga kontserdisaalis aset leidav kino neile ei meeldinud. Ning siis koos võeti otsuseks, et ehitatakse kino, mis ka vabas vormis kinoruum. Kõik toimus nii kiiresti, et me vaevu jõudsime materjali ette tuua. Siin läksid kasutusse meie ühe doonormaja hüllatud lasteaia voodipõhjad, vineerist voodipõhjad. Ja nüüd on väga tore tõdeda, et see ruum, mille nad residendid ise välja valisid, see Kreisi hoone Valga keskväljaku ääres, siiani tühjana seisnud, on nüüd aktiivses kasutuses. Gümnasistid ise on seal korraldanud filmiõhtuid, see on meie üks satelliitruumidest linna keskel ja ka vallavalitsus on väga rõõmus selle projekti üle, et see Valga keskväljak, mille servad on muidu üpris tühjad, sai ühe funktsiooni juurde. Siis Ben, üks arhitekt Põhja-Iirimaalt, ehitas meile mobiilsete küttekehade perekonna. Tema kasutas oma projektis peamiselt metalli ja kui meil muidu on, me käime ka palju jäätmejaamades ja pole probleemi sealt materjali kättesaamisega, siis metalli puhul on järsku natuke keerulisem teatavasti metalli kokkuostjad ei tohi metalli müüa, aga me saime siukse jällegi, nagu siin enne maininud, siuke seaduste piirimail saime kokkuleppele, et me viime siis sama kaaluga metalli neile tagasi ja meile tundus, et see on üldse tegelikult niimoodi mõttemänguna, aga päris huvitav mudel tegelikult, et võib-olla raha asemel tulekski viia materjali, siuke materjalivahetus võiks toimuda. Siis Oola Poolast, tema tellis neid kohalikust orgaanilisest materjalist. Alguses me olime täitsa hädas, kui me sinna Valka läksime, tema oli üks meie esimestest residentidest, et kus me leiame kohalikku savi. Aga siis vaatasime natuke kaarti, leidsime Saviaugu tänava, mõtlesin, et küllalt sealt saab, saigi. Ja Oola, kes on mitu põlvkonda Saviga, tema perekonda mitu põlvkonda Saviga tegelenud, ütles, et see on väga kvaliteetne ja hea tellise savi. Lisaks korjas ta juuksurile kogunenud juuksejääke ja meie hoovil olevast ojast sai siis vee ja siis ta korraldas ka siukse töötoa, tellise töötoa. Ja sellest lõpuks valmis ka üks laud sinna samma Kreisi hoonesse. Siis kui muidu üldiselt residentuuri on sattunud sellised kogenud residentuuris käijad, kunstnikud, arhitektid, siis meil on paar näidet ka sellistest arhitektidest, kelle igapäevatöö leiab aset arhitektuuribüroos ja kelle jaoks võib olla residentuuris käimine natuke harukordsam. Ja see on ka meie üks põhjuseid, miks me tahtsime residentuuri teha, et anda võimalust oma ideedega tulla, neile aega anda ka arhitektidel, kes muidu võib-olla igapäev sellega ei tegele. Laura sai panna proovile oma õmblusoskused, leidis kanga jäägid oma kodukohast Jõgevalt, mööblivabrikust ja tegi meie ranged koolimööblitükid ümber natuke mõnusamaks ja pehmemaks. Siis meie kaugem resident Lõuna-Koreast pärit Inseak tegi kohaliku kogukonna hitt-projekti avatud pärandustööga, kui inimesed said tasuta tulla oma asjadega, see läks neile väga peale. Lõpuks korraldasime Valga rongijaamas parandatud asjade näituse ja meile tundub, et seda projekti ilmselt tuleb ka mingil kujul korrata. Ja lisaks residentuuridele oleme korraldanud see aastaga 2 ideevõistlust. Erandkorras väljusime Valgast korraks Tallinnasse. Nimelt, kui muidu me lammutamine meie materjalide põhiallikas, siis meile tundus, et kõiki hooneid tegelikult võib lammutama ei peaks, et linnahall võiks jääda ikkagi alles. Ja siis me mõtlesime, et kujutleme siis neid linnahalli alternatiivseid tulevikke. Nii et ta ikkagi jääb alles. Ja siis meil on nüüd pool aastat tehtud, pool aastat on veel ees. Kutsume neid kõiki oma
programmis osalema. Meil on nüüd 2 suuremat grupilist tuuri veel tulemas, kus rohkete kätepaaride abil loodetavasti me saame siis nüüd need 2 lammutamisele minevat hoonet ära kasutada. Ja augustis toimub meil ka suvekool, praegu on avatud veel kandideerimine, kui on huvilisi, tulge. Jah, ja näitused Päär, kes kohe hakkab rääkima ka oma installatsiooni 15. juulil. Ja siis tellige meie uudiskirja. Paneme sildi infolema. Jah, reklaamiminutid. Me tõmbame otsad kokku, aitäh.